olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad ja vaatad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Me räägime julgelt ja ausalt teemadest, mis kõnetavad mingil moel meid kõiki. Minu kaassaatejuht on kliiniline psühholoog Dagmar Ainso ja see taskuhääling sünnib koostöös Eesti naisega. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere! Tore, et olete jälle meid kuulamas ja vaatamas ja täna on meie teemaks julgus olla omamoodi. Mul on siin kõrval väga omamoodi naine Dagmar. Aitäh, kas oli kompliment või olnud või? See oli kompliment muidugi. Aitäh. Tere. Ja siis, kes siin juba sõna võtab, on väga omamoodi naine Sofia-Liis Liiv. Tere. Ja kui ma mõtlesin, et keda kutsuda siia külaliseks, siis sina olid tõesti üks esimesi, kes pähe tuli, sest nii huvitav, et me oleme siin arutanud ka, et kui sa kuuled mingid sõnu ja pead mõtlema mingitele inimestele, siis kohe tulevad mingid inimesed. Isegi mõtlemata, et okei, aga miks ma mõtlen nagu temale, et see on see mingi tunne, mida teatud inimesed tekitavad. Ja kui ma tutvustan siis läbi selle külalisi, et mis kokkupuude või kuidas nad minu ellu on tulnud, siis Sofit ma mäletan väga värvikalt. Meil oli Traadetäkiga kontsert Tartus ja ma ei tea, kas see oli vahetult ennem kontserti või pärast kontserti, põhimõtteliselt, see võib-olla ei olnud nagu sõna-sõnalt niimoodi või tegult niimoodi, aga minu jälle see tunne oli see, et Sofi lõi jalaga ukse lahti, astus sisse sinna, oli kõige, tere, ma olen siin ja minu arust huvitav, mis nüüd, kes see niimoodi nüüd siia nagu niimoodi tuleb nüüd nagu niimoodi, et meie kontserti niimoodi ja siis sealt ma mäletan ja ma olen väga julge selline noor, siis said ikkagi, ma arvan, 16. Ma olin ikka väga noor, jah, 16-17. Jah, et niimoodi tuleb siin ja nüüd lööb jalaga ukse lahti. Ma arvan, et see on väga positiivne esmane kokkupuude. Nagu võib-olla ma tundsin ära ennast mingis selles, ma arvan, sest nüüd, kus me oleme ikkagi sõbrad, kolleegid, siis me näeme ju väga palju sarnasusi just nagu tüpaažit, aga ma arvan, miks see mind toona nii ei häirinud, sellepärast, et mul oli just värskelt teine laps kodus ja kui ei oleks olnud, kui ma oleks olnud ka seal, siis oleks selline, vaata nagu need kuked me ei öelda, aga lähevad nagu, et mis mõttes mingi teine naine tuli siia ka jalaga lööma. Aga jah, ma mäletan seda emotsiooni, et tuli mingi entukas, kõigi sõber lendas sisse. Aga nüüd me teeme sadu koos, me oleme sõbrad ja sealt ju pärast seda sa käisid Traadetäkil mitmeid kordi ka meiega koos laval laulmas ja neid kokkupuuteid on mitmeid. Nii on. Võib-olla sul on mingi teine mälestus sellest, kuidas me kohtusime? Ma jätaks selle hea meelega sinna paika. Mul on küll üks mälestus, mida ma võib-olla lihtsalt mäletada ei taha, aga see ei ole nagu otseselt meie, minu poolt oli nagu lihtsalt, ma ei olnud konditsioonis tollel hetkel, aga ma arvan, et selle noodiga ei pea nagu seda nagu saadet Viljandi tänaval, kui me kohtusime. Aga see on naljaka, sest sellepärast, et ega mina ju ei mäleta seda liiga hästi. Ma lihtsalt mäletan teiste juttude järgi ja see on nagu jäänud mulle lihtsalt nagu kuhugi südamesse kuhugi sinna või kõhtu või ma ei tea, kuhu see tunne on jäänud. Aga ei, selles mõttes pigem see minu teadvuses ikkagi sa oled olnud artistina ju pikemat aega, aga kui me päriselt tutvusime, ma arvan, et see ikkagi oli see hetk, kui me hakkasime nii-öelda koostööd tegema, kas see oli siis, oligi Traadiga ja ühesõnaga, et pigem on, ma nagu lööks ikkagi sinna selle puhta noodi vahele, et ikkagi see koostöö algus on. Me oleme nagu mitu korda tutvunud selle öises Viljandis. Ma võin sulle looduseks öelda, mina aga see konditsioonis ei olnud nagu. Ja siis seal siis uuest Traadi ja nüüd nagu sadus on nagu, vaata sa võid inimesega mitu korda elus kohtuda. Ja tuleb võimalusi anda, eks ole. Nii, aga enne kui me lähme omamoodi teema juurde, siis 3 küsimust. Mis sa tunned, et just sinu jaoks on see viimane julge samm? Nagu ma ütlesin, siis selle peale ma tõesti pidin korraks mõtlema ja tegelikult mitte liiga kaua, sest et paar päeva tagasi juhtus selline huvitav asi, et mina käisin esimest korda elus esimeses balletitunnis.
ja kes mind võib-olla rohkem teab, siis teab, et mul on tantsutaust ka ikkagi juba pikaajaline, aga mitte üldse nagu balletitaustaga, vaid rohkem tänavatantsutaustaga, mis tähendab seda, et need kaks asja on selles mõttes ikkagi väga võrdlemisi erinevad, aga samas tants üleüldiselt, keha liigutamine võiks ju olla nagu, et kõigil tuleb ju kõik kohe välja, aga tegelikult päris nii see ei ole ja kui me räägime siin julgusest olla omamoodi ja julgusest eksida võib-olla, siis see oli minu jaoks suur eneseületus minna kuhugi, kus ma ei tunne ennast kohe turvaliselt ja mugavalt. Ma võib-olla ei saa kõigega esimesel hetkel kohe kõigega nagu hakkama, nii nagu ma tahaksin või nii nagu peaks, aga ma läksin ja tegin selle 1,5 tundi ära. Ja ma olin väga-väga nagu rõõmsameelne, kui ma sealt ära tulin. Ma olin väga nagu mingit sükest positiivset, ma olin dopamiini täis, mul oli hea olla ja see oli midagi väga-väga uut minu jaoks ka. Kas lähed veel? Ma arvan küll, jah. Jah. Ma arvan, et see on täpselt siuke, need äärmused on ju, et iga nädalaselt tõesti ma panen oma kõige laiemad riided selga ja annan tänavatantsutrenni, siis see enda sirutamine ja päkasirutus ja õlad all, ühesõnaga see kõik siuke väga ilus naiselik justkui täiesti teistmoodi külg, mida ma siis endas nagu avastada tahan. See on nii oluline, ma hea meel, et sa selle välja tõid, sest ma võiks ise sinu julgeid samme siin ette lugeda. Sa võid ka, siis mõttes meelde tuletada asju. Aga see on nii oluline, et me katsetaks uusi asju, isegi kui me ei tea, kas need meile meeldivad või meeldi ja see tulem võibki olla siuke, et teiega tuus, see meeldib mulle, lähen teen veel või see on see, et okei, oli tore, aga rohkem, mina käisin niimoodi näiteks postitantsus on ja juba ma olin käinud see kindel, et see nagu enda eelhääletus, et see mulle tegelikult kindlasti meeldib ja ma hakkan käima ja ma tegin ära selle ühe korra. Ma saan aru selle võrus, ma saan aru see on mega raske aga see ei ole see, et millega ma nagu viitsiks tegele. Ja saadki aru, et aga jällegi see enda ebamugavasse olukorda panemine on nii oluline. Mida sina ennast panid? Tore on, ma kohe vastan sellele ka, aga et kui mõelda saate teema peale, et kuidas me muidu saame aru, mis see omamoodi on, kui me käia ei proovi, et võt just, et võib-olla ma avastan, et see ongi natuke minu moodi teha seda ka ja mul on mingi naiselikum külg ja see on ka nagu minu mood ja seda võikski rohkem avastada või siis ma avastan, et mingi see pole üldse see või kuidagi nagu ei ole minu vibe. Mis minu viimast julget sammu küsid või? Ei, nagu et millal sa läksid mugavussoonist välja, et tegid midagi, proovisid midagi uut? Ma ikka teen neid asju, ma mõtlen, ma mõtlen kalendrisse tagasi. Mina tean, eelmise aasta augustis sa käisid Endurat proovimas. Ja. Ma olen selles mõttes, see kõlab nii halvasti, ma ei suuda seda kuidagi nagu ilusamini sõnastada, aga et kuna ma olen nii süstemaatiliselt juba tänaseks aastaid neid uusi asju nagu proovinud, siis mul natuke nagu ma ei tea, nagu hakkavad ideed otsa saama või? et ma olen, ja palun, ja jumala hea meelega, nagu loomulikult mul on neid asju veel, mida ma ei ole proovinud ja mida võiks kindlasti teha, aga mul on nagu, võib-olla ongi, et ma olen päris palju uusi asju teinud ja siis sealt üks asi ka, mis mind takistab, on see, et mulle sageli mingid asjad meeldivad ja siis nad ei mahu ära enam mulle nagu. Ja siis ma kuidagi, mul ei teki ka seda suurt isu enam minna proovima, sest et ma ei mahuta ära enam. Okei, mul on sulle, ma pärast räägin üks asi. Kohe ei taha öelda listi ära. Mul on üks asi, mida ma tahan ise proovida ja siis kutsun Sofiga kaasa. Mida sa kardad? Selle küsimuse peale ma jäin nagu pikaks istuma ja mõtlema. Esimese asjaga, kuna ma kuulasin suure fännina ka teie Leina saadet, siis ma ei tea, miks ma tegin niimoodi, sest nüüd päriselt ka olen fänn, aga ma kuulasin seda Leina saadet ja võib-olla esimese asjana tuli mul ikkagi ka nagu see tunne, et ma kardan kaotada oma kõige kallimaid. Et see on nagu ikkagi, et võib-olla enda surma ei karda, on ju, aga kuidagi see teiste lähedaste inimeste surm võib-olla on nagu ikkagi hetkel veel hirmutav või ma ei ole suutnud seda lahti muukida enda jaoks, miks see on hirmutav. Ja siis teine asi, mis mul tuli, mida ma juba mainisin ka, ikkagi see eksimine ja nagu nii-öelda vabaks laskmine, et ma ei ole nagu liiga osav selles veel, et oleksin julge eksima, aga see on minu selle aasta sõnapaar ka, et ma tõesti
läheksin sellest mugavustsoonist välja, julgeksin eksida, julgeksin võtta vastutust ja nii edasi. Me oleme sellest Sandraga ka mõnda aega juba rääkinud, et see on teema ja see puudutab nagu nii palju erinevaid aspekte elus ka, et jah, ühesõnaga see eksimine on võib-olla see ka, mida ma kardan. Ma saan aru praegu, et ma olen täitsa huvitavas rollis, et minu peas ma nagu teaks, mida sa vastad, sest me oleme nii palju ikkagi eriti viimase poole aasta jooksul siin või aasta jooksul jaganud ja siis ma olen siuke, okei, millise sa valid praegu? No võt, võib-olla ühel hetkel sa ei teagi, mida ma vastan. Ei, ma ikka tahan teada, mida sa mõtled. Jah. Ei nii huvitavat, sest sul on täiesti võõras inimese, okei, väga hea, et seda praegu jagas. Me eile ju rääkisime sellest. Nii, aga mis on üks mõte, mis sind toetab elus? Võib-olla ka mitu mõtet, aga... Valin ühe, sest et neid on palju, aga valin ühe, mida ma olen hästi palju viimasel ajal kasutanud ise ka ja kuidagi teistele ka võib-olla proovinud sisse sööta. Ei saa võtta, kuidas see sõnastus oli? Et me ei vabandaks ja ei muretseks asjade pärast, mida meie ei saa muuta. Et see, jah, see pidev sorritamine on üks asi ja tõesti see pigem nagu see muremõte mingite asjade pärast, et kuidas ja kas aga et mõtle läbi korra, et kas hakkasin nüüd coachima. Coachi, see ongi see et mõtle läbi, päriselt, kas sa saad seda muuta või ei saa, kui ei saa, laseme lahti. Et lihtsalt täna hommikul just vestlesime ka sellest, et hiljuti jäin korra jälle tõbiseks täiesti nagu üle öö ja siis mõtled, et aga mille pärast, mida see keha nagu praegu ütleb mulle, et miks ma ei ole nagu 100% terve ja nii palju neid muremõtteid ja neid asju, mida me ei saa muuta ja need lihtsalt söövad seest, et lasta jah sellest kõigest lahti. Minu meelest üks hästi vahva kus seda saab harjutada hästi, see on väga suvaline igapäeva olukord, hiljaks jäämine, sõidad kuhugi, istud autos, saad aru, et fuck ummik, Waze näitab, et juba olen 5 minutit hiljaks jäänud ja kell tiksub, on ju, ja siis istud seal ja praed räigelt ja nii häirib ja nii emotsionaalselt nii raske, kõige oh my god ja mis nüüd saab ja nüüd see ja too ja täpselt see, et ja mis ma nüüd teen siis, muretsen ära selle ummiku või nagu tore. Jah, et oleks võib-olla võinud varem kodust välja tulla, aga siin nüüd hetkes. Praegu, mis ma nüüd siis teen ja siis et kuidas ma seda aega nüüd mõistlikult kasutada saan. Aga mul on nagu 2 asja, just selle hiljaks jäämise ja muretsemisega, et siis kui ma olen planeerinud aja, tulnud õigel ajal välja, kõik ma tean, mul on varuaeg ja siis midagi juhtub, võt siis on küll nagu siuke, siis ma tulen ennast halvasti ja ma muretsen, aga kui ma nagu juba näen, et tegelikult ma hakkasin 5 minutit ise ka nagu väljuma, et siis tegelikult ma saan aru, et ma ise tekitasin selle olukorra. Istu nüüd seal. Nii, aga võtame siis, lähme selle teema juures, julgus olla omamoodi. Küsimus meie spetsialistile siin. Ja, aga sina oled see paberitega spetsialist. Sa saad ikka aru, et omamoodi oled see paberitega spetsialist. Ma olen sind siia kutsunud, sest ta nendest absoluutselt kõikidest teemad. Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudis väljastatakse need paberid. Mis see tähendab olla omamoodi? Üldse? Ma ei olnud üldse valmis selleks küsimuseks. Noogutan, ma teadsin. Ma teadsin, et sa ei olnud valmis, sest ma teen seda alati. Omamoodi, võt ma ei... Okei, ma tean vastust. Mulle, ja see on jälle see koht, et ma ütlen praegu, plärtsatan selle esimese mõtte välja ja võib-olla mõtlen paari tunni pärast, et nüüd on parem mõte, aga olgu siis nii. Mulle tundub, et see omamoodi on see enda nagu see autentsus ja see, kes ma olen siis, kui keegi ei vaata ja keegi midagi ei arva. Minu meelest see. Mul oli sama vastus, et need asjad, et see omamoodi võib-olla teinekord pannakse sinna juurde see, et siis sa pead kuidagi hästi eriliselt, millegi pärast peab kohe riietuma omamoodi ja kuidagi hästi kirevalt. Olema roosade juustega või parem kui juuksid üldse ei ole või mingi nagu välimuses väljenduma või siis sa pead tegema mingid hästi erilisi hobisid või kuidagi olema nii, et sa kohe nagu kuidagi kirevus on minu jaoks selles juures. Ja siis ma saan aru, et aga tegelikult sa oled väga nagu täpselt omamoodi, kui sa teed neid asju, et vastupidi, sa ei lase sellel välisel mõjutada, aga sa teed neid asju ja julged mõelda neid mõtteid ja
autentselt olla see päriselt sina ise, mida sul vaja on. Võib-olla on see, et sa oled kodus ja kood. Ja see on väga omamoodi, on ju. Et, ja sa ei pea seda nagu tegelikult maailma jagada. Just tänapäeval ongi see eriline. Et see endale, kõigepealt võib-olla ka arusaamine, mis see sinu jaoks omamoodi on. Aga just, et kui ma olen see ja teen neid asju, mis on nagu minu jaoks, mitte sellepärast, et olla kuidagi kellelegi. Mis sa vastaksid? Ma olen nõus eelnevate mõtetega vägagi. Ja ega see naljakas, sest et see omamoodi, see sõna nagu kui me siin enne naljatasime ka, et mis teemast me rääkima hakkame, et see omamoodi on võib-olla nagu natuke mingi sellise, kas nüüd negatiivse kõlaga, aga mingi siukse, jah, et imelik, omamoodi, tead küll. See on vähe omamoodi. Et huvitav, et see on ka huvitav, et miks see sõna on sellise nagu mingi kõlapildiga või alatooniga või et ma arvan, et miks ma ka nagu liiga kaua ei mõelnud, kui sa mu käest küsisid, et kas sa tahaksid tulla sellest teemast ka nagu vestlema, siis ma tunnen, et mulle aina rohkem meeldib olla omamoodi ja ma tunnengi, et ma olengi kuidagi omamoodi või teistmoodi või ma ei mahu liiga palju, ma ei tea, ühiskonna naisnormidesse, mida meile luuakse, sa pead olema pikk, sihvakas ja nii edasi. Ma ei ole mitte midagi selle lähedastki, aga... Kuulge, mulle tundus, et täna mina olin see omamoodi, see on seltskond. See ainuke pikk ja sihvakas. Sihvakas, aga nagu... Olen sihvakas ka. Aga lihtsalt, ühesõnaga, ma ei tea, ma ei oska sellele nagu ühe lausega vastata, et mulle meeldib see tunne aina enam, et ma olen teistmoodi, ma olen omamoodi ja ma võib-olla ka otsin veel seda 100% seda tähendust, aga kas ongi vaja nagu liiga palju nagu seda tähendust otsida selles mõttes, et oleme nagu oleme siis või kuidagi, et... Ja see muutud niikuinii kogu aeg. Ja kas omamoodi, tähendab, et need inimesed, kes on omamoodi, on ka hästi julged siis? Sest sa julged ujuda mingit moodi vastu voolu. Ja, sest meil on ikkagi loomuomane ju kuuluda karja. Ja. Et turvaline on olla tapeet. Ja. Ja seal, kui ma olen see omamoodi... Järgmine saade, julgus olla tapeet. Ei mul enne oli, Sofi rääkis ja mul tuli kohe vaata, kui see ema on mingi, et tema on meil eriline. Siuke nagu ikka... Aga jah, et me ju sellega, et me eristume, me riskime kohe sellega, et äkki visatakse karjast välja, mis on ju hästi baasiline hirm. Ja sellega ei tahaks ju väga nagu riskida. Ja võib-olla jällegi, viskan lihtsalt siin mõtteid õhka, et võib-olla jällegi osade jaoks ongi just see turvalisus ja see, et ma kuulun, ongi see, et kuidas nad tahavad elada. Et see jällegi ei tähenda seda, et kõik peavad tohutult mõtlema välja, mis nüüd on see minu omamoodi ja siis teda tohutult väljendama väljapoole ka ju. Aga kas teil ei tundu, et kui nüüd hakata päriselt nagu ma ei tea, kirja panema, et okei, et aga mis see grupp on siis? Vaat see turvaliselt kuuluda. Mis see on üldse? Kuidas see käib, sest et meil ju nagu mingid baasasjad võib-olla on, või ma ei tea, kus see nagu... Et sa ei paista väga standard on tegelikult. Et sa ei lase, et siis ei teki ka teistel arvamus. Mina olen lapsepõlvest alates, ma olen olnud hästi valjuäälne. Ma olen olnud see, kes jookseb peaga vastu seina ja naerab selle üle ka ja kuidagi, et ma ei tea, kust selline näide praegu tuli, aga võib-olla tõesti ma olen seda ka teinud. Aga et ma olen alati olnud nagu see väljapaistev, aga mitte alati heaga. Et heaga võib-olla ka, aga võib-olla just, ma ei tea, need omaealised nagu vaatasid just viltu sellele, et miks tema kogu aeg saab tähelepanu ja miks tema üle nagu, ühesõnaga, et see võib-olla sa tõid välja selle, et sa oled, et see turvakeskkond on siis, kui sa ei ole nagu, sina ei ole üksi ja siis on kõik teised, vaid et sa oled nagu sulandud massi, aga nagu heas mõttes või? Ma ei tea, see ongi erinev ju, mida ma arvan,
lõpuks me oleme kõik inimesed, üritame selle eluga hakkama saada, et kuidas nagu kellegile meeldib ja mida keegi üldse elult nagu ka tahab, ma arvan. Et kui sa praegu tõid see teismine, siis mina olin ka, et ma suhtlesin paljudega, aga ma kogu aeg paistsin silma sellega, et 9. klassis sa mängisid torupilli, tule taevas appi. Ja see ei olnud nagu cool asi, see oli eriline asi, aga see on see, et kõik tahtsid minu sõbrad olla, sest ma mängin torupilli nagu. Et aga jällegi, vaata, kuhu see nagu siuke oma rajal käimine on nagu, on viinud, on ju. Et sa saad aru, et ma olen ikkagi endale nii, sest mulle päriselt meeldis torupilli mängida, ma ei teinud seda sellepärast, et silma paistasin teiste seas. No kohe jälle tuli kooliaeg meelde. Ma ei tea, mis klassis ma võisin olla, ma arvan, siuke 4.-5 äkki või. Ja ma käisin muusika keskkoolis, mis tähendab seda, et õppisin klassikalist viiulit, kõik oli väga akadeemiline, üsna raamides ja nii edasi. Mul oli väga kihvt viiuliõpetaja, kes ei olnud liiga palju raamides, aga kõik teised ikkagi võrdlemisi raamides nad olid ja mäletan, et ühel hetkel ma tantsisin siis ka tänavatantsu ja mul tuli ühel hetkel tunne, et ma tahaks rastapatse endale. Seda aru nagu kuskilt täiesti. Ja mul ei ole kahjuks pilti, sest et ma otsustasin ümber, ma ei julgenud seda sammu teha, aga mis ma tegin, ma ajasin pool pead kiilaks. See on palju parem. Et selles mõttes ja ma jällegi, ma paistsin silma, sest et ma olin teistmoodi, mängisin viiulit, pool kiilakas laps-tüdruk, kes mängis viiulit, mingid klassikalisi kontserte, et see ei käi nagu kokku kõik, aga ma olen alati olnud nagu aga vaata, sa oled alati silma paistnud ja see on ka näiteks, et ma olen näinud teistmoodi kuidagi asju või ma ei tea, võib-olla see on ka aju kuidagi töötab mingites asjades teistmoodi. Ma olen silma paistnud, see ei ole alati positiivne olnud, aga samas ma olen alati nagu tähelepanu saanud ja mingites nüüd hiljemates olukordades, olgu see nagu muusikaliselt või tehes bände, siis need asjad ka paistavad ka silma, sest see on teistest erinev, sa erined selles, et see on nagu pöördunud nagu väga positiivseks ikkagi, et sa julged eristuda, et sa pakud ka maailmale siis läbi nüüd, kui me läheme juba loomingusse seda, mis sa teed, et pakud midagi muud, on ju. Ja kui mõelda, et meil on ju kuulajaid igasuguseid, siis miks ma enne hakkasin, et mis üldse see standard on või see grupp on, kuhu me siis justkui kuulume, on see, et kas üldse on võimalik olla mitte omamoodi. Et okei, teil vaata artistidena on selles mõttes, mulle tundub, et kui sa teed ütleks kunsti võib-olla lihtsalt laiemalt, kas see on siis muusika või ma ei tea, tants või see on, ma ei tea, maalid, mis iganes see on, kirjutatud raamatuid. Et siis see, et ma üritan silma paista, saada tähelepanu, see on kuidagi loogiline ja natuke sinna sisse kirjutatud ja see on nagu tahaks öelda nagu töö osa või see käib nagu sinna juurde. Ja ometi ma arvan, et on okei see, et aga keegi mõtleb selle peale või vaatab sind ja mingit issand, kuidas ma ei tahaks sellist elu elada. Et justkui, et olla seal see torupill ja või see, mitte õnnestega mängida seda torupill. või see et kõik vaatavad soengut või midagi, et mõnele inimesele see võib-olla või, et on mingisugune tähelepanu või palju follower'e või mis iganes, et see on asi, mida tahaks ja tundub lahe, et tahaks olla ka nii julgelt omamoodi, et teised seda vaataksid ja samal ajal ma arvan, et on ka palju neid, kes ütlevad, et issand, kuidas ma ei tahaks seda ja see ei tähenda, et nad ei ole omamoodi. Et ma arvan, et ka inimesed, kes kui mõtled mingite inimeste peale näiteks või oma lähiringkonnas kas või kes nad elavad tavalist elu, käivad tavalisel palgatööl, kasvatavad tavaliselt lapsi ja on sellised justkui nagu elavad tavalist elu, on tavalise juuksevärviga ja nii edasi, aga nad on väga erilised. Aga äkki siin tulebki see omamoodi tuleb lahata hoopis või lahterdada 2 osaks, et üks on see nagu väline omamoodi ja teine on see, ma ei tea, võib-olla isegi 3 väline, siis on nagu võib-olla hoopis mingid mõtteviisid omamoodi, see, kuidas sa tajud maailma ja kõike seda ja siis on see võib-olla mingitelt tegudelt, ma ei tea, omamoodi või? Et mida teised ei näegi üldse, et mida sa teed, mina olen nagu mõtlen seda, et kui ma vahepeal, mulle tundub, et ma elan nagu muidu väga tavalist elu, on ju.
mul üldse vahepeal, ma saan aru, mina pilt ei ole päris adekvaatne, et ma arvan ka, et ma olen pikk ja näiteks on ju, ja siis ma arvan, et mis ma just eile rääkisin, et noh, et kui ma olen laval ja siis inimesed teavad, kes ma olen, aga kui ma olen tänaval, siis nad ju ei tunne ära, on ju. Tegelikult ma arvan, paljud ei tunne, kes nad arvavad, et ma olen pikk, vaata laval ma olen pikk. Aga mulle tundub, et ülejäänud osa elust, et mis ma näiteks lastega niimoodi, ma elan nagu tavalist elu, on ju. Ja siis, kui ma hakkan sellest rääkima, siis on tulnud veel, et see ei ole üldse nagu nii tavaline, et kogu see, mis ma näiteks teen ekraanidega ja kui palju ma magan ja et ma loen ja see, ütleme, võib-olla see distsipliin, mis ma olen oma elus loonud, et tegelikult ei ole paljudel üldse seda ja minu arust on nagu see täitsa nagu tavaline on ju. Et me ei teagi võib-olla, et me elame omamoodi, sest me ei tee seda teadlikult, et näidata välja, et ma elan omamoodi. Ma olen oma elu disaininud seda moodi, et mul endal oleks hea ja mõnus. Ja see on niivõrd nagu omamoodi. See on omamoodi, jah. Ja no me võime ju alustada juba sellest, et kes paneb kodus mis pidi vetsupaberi rulli nagu jooksma, vaata, et noh, et ma teen igast asju omamoodi või me võime teha igast asju omamoodi, et jah, ma arvan, neid tegureid on palju ja neid võibki jääda lahterdama, aga... Kust sorry. Ei, kui su mõte on, et kas meil üldse on need grupid nagu, noh, ma mõtlen, see läheb natuke võib-olla kliiniliseks, aga noh, kas ma ei tea, isiksuse puhul on ju, et mis ka, et kui meil muidu varem oli, et noh, ma ei tea, meil on mingid isiksushäirete grupid ja võt need on need inimesed, noh, tänaseks me teame, et see päris nii ei tööta nagu, aga võt isiksustüübid ja no meil ei saa grupitada inimesi sellepärast, et ei saa. aga vaata, kuidas inimene tahab natukene nagu seda, et võtame siis kohe teemaks ATH on ju, ma ei ole saanud täit diagnoosi, ma olen vaimse tervise juures saanud sellise, noh jah, siin paistab küll olevat, aga ma ei ole sellega edasi tegelenud, on ju, see oli aastad tagasi ka, et see... Võime siin saates teha ära. Teeme ära, jah. Et lihtsalt see, et miks ma seda tahan teada, võib-olla see ei ole oluline sellepärast, et mul oleks vaja hakata rohtu võtma praegusel hetkel, ma ei tunne seda vajadust, aga ma tahan teada, kas ma olen see või see, et kuuluda kuhugi. Et ma olen nagu seda hoomata nagu seda asja. Et ma ei ole üksi selles kõiges nagu, et see on tore. Sellel on mingi nimi, see on mingi asi ja noh, ongi kas või inimeste puhul, noh, see on täiesti teine teema, aga noh, see, ma ei tea, nartsissism näiteks on ja millest on palju juttu, see on kuidagi olnud mingi aeg, vähemalt oli niisugune natuke südameasi on, et jällegi, et see, me tahame nimetada asju kuidagi, sest meil on lihtsam neid kuidagi siis nagu mõista ja meil on psühholoogiliselt näiteks lihtsam mõelda, et võt need on need mingisugune liik inimesi, kes on nartsissistid, kes on kõik ühtemoodi, nad käituvad ühtemoodi, nad on ühiste joontega, nad kuuluvad sinna gruppi ja siis need on nagu, et me loome neist nagu mingid kuskil hämaras tulevad nagu mingisugused nagu roboteid kuskil toodetakse ja siis nad on siuksed. Ja siis nad on, tegelikult ma näen küll, et on inimene, aga tegelikult kui ma võtaks naha pealt ära, seal on mingi hunnik metalli, et nad on nagu teistsugused. Et teistmoodi ehitatud ja kõik ühtemoodi. Ja siis on lihtsalt, see on nartsissist, selge pilt, on ju. Et aga no me ei siit käi. Et meil on kõigil, me oleme ikkagi nii värvilised kõik. Ja me oleme ikkagi nagu, meil on see mingi komplekt erinevatest joontest ja noh, miks ma ütlen, me oleme kõik nagu omamoodi. Aga küll aga jah, et kui tulla algusesse tagasi, sa küsid, et noh, mis see siis on. Ma arvan, et see võib-olla ongi just see, et ma teen asju sellepärast, et mina nii olen, mulle nii meeldib ja mulle nii sobib ja ma ei ürita seda, kes ma olen kuidagi painutada sellepärast, et ma arvan, et äkki ma peaksin olema teistmoodi, mis iganes see teine siis on. Jah. See mul nii pikalt otsa vaatama. Ja me mõtleme selle omamoodi ja erinev, et ikkagi mingit moodi nagu eristud ja tõesti nagu meie valdkonnas sa peadki eristuma, et tegelikult, et paista silma ja ma ütlen, et näiteks mina mäletan ka seda Sofi, ma ei tea, kas ma mäletan seda kiilaspead või mingit ka soengut, mul tuleb esimene asi, kus olid siit alt ära lõigatud ja kohe sul tuleb sulle meelde see, et või näiteks, et mis oli üks vahe traatäkide puhul, kui mul oli see hästi lühike tukk on ja, et see oli mingi märgiline selle kuidagi nii omamoodi ja teistmoodi seal, et see paistis silma on ju. Aga Sofi, mis sa tunned, et mis on need jooned, võib-olla siis, ma ei tea, kas see jällegi, noh, võt see, et kas sa ise tunned või mis on öeldud või et mis teeb nagu sinust selle sinu, mis teeb omamoodi, mis võib-olla on, sa oled märganud, et oi, aga see on nagu teistmoodi, mis ma teen või tunnen või näen välja. Võib-olla esimene mõte on kohe minu hääl, selline natukene kähisev. Ei tahaks seda enam kaasa võtta siia uude aastasse, aga öeldakse ikka,
ja on öeldud nagu aastaid, ma ei räägi siin nagu paarist aastast, ma räägin sellest ajast, kui ma veel isegi ei olnud täisealine, et öelda, et nojah, ma olen nagu 40 aastat viskit joonud ja vähemalt üks pakk suitsu päevas on ju, et ma arvan, et noh, tead, see on lihtsalt geneetiline ma ei saa seda muuta, seega ma ei hakka vabandama selle pärast, ma olen selle omaks võtnud, mulle meeldib, et mul on teistmoodi hääl, kuigi ma mäletan aega, kui ma olin, ma arvan, ka siuke algklassides, kus ma nagu, ma isegi küsisin vist oma ema käest, et kas sulle tundub ka, et mul on poisilik hääl, et mul kuidagi oli kas teistest madalam või kuidagi siuke nagu teise kõlaga ja siis ma tundsin, et ma eristan, mida vanemaks ma saan, seda rohkem, ma võtan seda omaks ja mul on nagu, et see on lahe, see olen mina, on ju. Aga no mis on omamoodi, ma olen tätoveeritud, kui ma praegu selle ära võtaks, siis ma arvan, osad inimesed paneks selle video kinni, ma ei vaata seda enam edasi, et on nii. Tätoveeringud või? Mine sa tea, et selles mõttes, aga jällegi ma tunnen, et see on nii suur osa minust, mida ma ei muudaks. See ei ole see, et aga siis, kui sa vanaks saad, mis nendega saab, ma olen üliäge vanaema, ma tean seda, et ma olen see äge tätoveeritud vanaema, et ma ei tea, aga need on need hästi visuaalsed, on ju, asjad ka, mis teevad nagu minust minu, aga ma arvan, et minust teeb ka minu see, kui tundeline ma võin olla, kui emotsionaalne ma võin olla, ma ei tea, kui abivalmis ma võin olla, empaatiline, et kõik mingid siuksed nagu iseloomuomadused, mis mulle tegelikult nagu meeldivad enda juures ja ma võin ka olla super kiiresti minna nagu endast välja, on ju, olla selles mõttes hästi emotsionaalne. Ja jah, see on osa minust, aga ma ka õpin neid asju nagu reguleerima, on ju, et ma arvan, et kui ma püüaks olla siuke hästi vakal ja hästi tasane, siis see ei oleks ka mina, on ju. Ja jälle ma hakkasin mõtlema, et kuidas see keskkond mängib rolli, et sa saad olla see, kes sa oled, et sa võidki, et see on pigem on nagu tugi juures ja mul lihtsalt tuli endal üks veel lugu meelde, mul on veel nagu lisada, mis Sofi on, oota ma lisan ära selle ja siis ma panen kirja aju paneb tööd, et pärast sama diagnoosid siin lõpus ümbrikus. Mul on ka mõte juba, okei. Et ühesõnaga Sofi veel minu jaoks, et ta on väga otsekohene, mõnikord isegi võib-olla nurgeline, aga see ei ole nagu, see on ja miks see võib-olla jälle välja tuleb, on see, et aga võib-olla teised inimesed jällegi, et millega sa oled nagu harjunud, on ju, võib-olla mingis kontekstis sa jällegi ei ole üldse nagu nurgeline ja mitte isegi nurgeline ei ole õige, otsekohene, hästi nagu aus, otse, et ei ole mingit jamamist, et sa ütledki välja nagu sa arvad ja see ei ole nagu ka üle sõitmine, vaid see on see, et minu arust see nagu aus ehedus, et ei ole seda roosa mannat seal ümber, mis mulle meeldib, hakatakse kuskilt pihta ja siis on nagu see, no mida sa tahad, ütle lihtsalt ära. Ütle välja. Ja see kindlasti ja kõik see välimus, hääle, siis on jälle nii huvitav. Vaata, et sina, et jah, et ma olen sellega harjunud. Ma arvan, et on väga palju inimesi, kes nagu unistaks sellisest häälest. Mina ka, võib-olla ongi, osad teevad tööd selle nimel, joovad viskit ja suitsetavad, eks ju. Et siis saate sellise hääle nagu soovib. Et oleks mul ainult selline hääl, oleks mul ainult see, on ju. Ja kuidas me ise mingites hetkedes ei näe seda siis positiivsena või sellega, mis me toetab, on ju. Aga mis ma tahtsin ka see, et ma ütlen, et kui mina vist olen ka see omamoodi inimene, et siis kuidas ma näiteks mingi hetk, mul oli siuke traumaatiline kogemus, ma ei tea, kas ma olen seda rääkinud ka siin või kirjutasin raamatus, et me pidime mõtlema esimeses klassis välja sõnad, et anti tähendab rida sõnu, et mõtle, kuidas sa ütleks neid teistmoodi. Näiteks haken, väljavaate ava. Et sa nagu ütled selle teistmoodi. Mina mõtlesin sellest aru niimoodi, ma pean välja mõtlema oma sõna nagu ja ma olin ainuke klassis 31. Muidugi ma suutsin ära veenda ka oma pinginaabri. Seda ülesannet peab nii tegema. Ja siis ma mäletan seda õpetaja pettumust. Saad aru? Ja ma mõtlen, et mis õpetaja sa esiteks oled, et sa teed nii esimeses klassis on ja lapsele, aga ta võttis selle, sest luges, et mäletan, ma panin mingi asja nimeks panin spõnk või midagi ja mõtlesin jube hea sõna. Ja siis, mis sõna see on selline, mis asi see on, kuidas see ülesanne on tehtud, nii ma rääksin, mul oli siuke
ja ma tundsin nii häbi selle eest, et ma sain valesti aru. Aga nüüd ma mõtlesin, ma sain omamoodi sellest aru, et see ongi tõlgendamise küsimus, kuidas seda aru asjadest. Ja vaata, kui äge fantaasia sul oli. Ja kui äge fantaasia, kuhu see jällegi on viinud see, et sa julged olla omamoodi. Aga kui see, miks ma tõin selle keskkonna, et aga kui selles hetkes, kui ma oleks jäänud nagu selle kinni, et mul ei oleks olnud kodus, seda on super toetav keskkond, tee, mis tahad, mõtlesin igasuguseid asju välja. Ema ütles, et ainult siis, kui ma läksin kusjuures ise ATH testi tegema, mida mul ei ole, paljud arvavad, et on, aga siis ema ainuke see, et noh, et keegi vanem peab täitma ka mingi testi, ema ainuke see, et ma muud ei mäleta, kui ta oli tohutult fantaasia rohke, aga kodus seda toetati. Et kui seal see üks ebameeldiv olukord, aga muidu oli see nagu see toetus, aga kui oleks kodus ka, mida sa mõtled siin asju välja nagu? Käitu nagu normaalne laps. Ma mõtlen, kuidas mu sellega see on õpetajatega, ma mõtlen, kuidas mu ema on rääkinud, et tema on eluaeg, et tema ei oska joonistada. Ja tema mäletab, et talle ka kuskil seal algklassides oli see, et pidid joonistama mingit printsessi. Tema tegi tumedate juustega. Õpetaja ei suutnud ära imestada, mis printsess see on. Printsessid on ju blondi peaga. Täiesti jabur lihtsalt. Kust me tuleme on ju kõik. Aga sealt pealt vaata see näitasid, et sinu moodi on see, et see on emotsionaalne ja väljapoole kuidagi, et ma saan, et emotsioonid lähevad ka nagu intensiivseks ja et see on midagi, millega sa püüad kuidagi toime tulla või nagu neid õppida nagu reguleerima. Kust tuleb see siis, et võt, ma lihtsalt olen selline, deal with it ja samas ütled, et see on midagi, mis on sinu moodi, aga mida sa üritad natuke nagu muuta või ümber treenida? See on hea küsimus ja tegelikult mu sõbranna isa küsis seda mu käest ka, kes on viimastel aastatel palju hingelist tööd teinud. Ja kui me rääkisime ka sarnasest nagu teemast, siis ta küsis ka, et kust see teadlikkus või kust see kõik nagu tuleb. Ja mul ei ole jällegi sellist lihtsat head vastust, ma arvan kohe siin nagu lauale panna, et võt nüüd tema mulle ütles ja käisin ühe guru juures ja tema soovitas nii ja see on lihtsalt see, kuidas ma olen ise läbi elu, mis muidugi need inimesed, kes on mu ümber olnud, kuidas nemad on mind kujundanud, on ju. See keskkond, kus ma olen kasvanud, on ka ikkagi olnud soodustanud seda, et ma oleksin oma moodi. Et mul on naisliini pidi päris palju selliseid sarnaseid naisinimesi nagu mina. Ja ma arvan, lihtsalt see nagu teadlikkus, mis aastatega tuleb, et kuidas me tahame teha asju oma vanematest teistmoodi ja kuidas me tahame ikka teha paremini ja olla endast kogu aeg paremad ja et see, ma lähen nii laiali selle vastusega. Ma just, aga kust tuleb see vaata, et ühelt poolt on see, et ma olen selline, ma lihtsalt olen selline ja samal ajal see, et need küljed minust on need, mida ma tegelikult pean muutma. Aga võib-olla see ei ole muutumisega, võib-olla see on see, et mina olen nagu mõtelnud kõikidele nendele, näiteks ATH võib olla hoopis ju ka väga nagu positiivne, kui sa suudad seda kuidagi nagu enda heaks panna tööle, nii-öelda nagu kontrollida, kontrollitud kaos, et ka see näiteks, mis minul on nagu see tohutu kirglikkus, et see võib olla ka väga ennast hävitav. Et see oma moodi olek võib olla väga ennast hävitav, aga kui sa suudad seda nagu mingit supervõimet kontrollida või ise suunata, võt siis on see nagu selline võimas tööriist või võimas omadus. Ma arvan, eks see ole ka see, mida ühiskond meile aeg-ajalt meelde tuletab või mida tuletavad meelde meile need inimesed, kes meie ümber liiguvad, et kui ikkagi keegi teine ütleb sulle, et ma ei tea, miks sa oled nii emotsionaalne naine, siis mina võib-olla tolles hetkes ei tunnegi, et ma oleksin olnud üldse nii emotsionaalne, aga selle teise inimese jaoks, kes võib-olla on teises kohas oma elus, tundub see nii, et ma ei tea, see on väga huvitav, sest et ma arvan, et rääkides siin mingitest muremõtetest ja ülemõtlemisest ja kõik see on mulle hästi nagu omane olnud väga pikka aega ja ma püüangi nagu neid nii-öelda mustreid murda ka, et ja ei saa salata, et kogu sadu, looming ja kogu see meie sõpruskond, kes on tekkinud ja kõik see keskkond on väga toetav. Et enne seda, ma arvan, mul ei olnud ümber nii toetavat keskkonda, kus ma oleks saanud mina ise. Ma arvan, et ma sain pigem pikki päid selle eest, milline ma olin, sest et ma ei olnud teiste moodi. Ja kui ma avaldasin arvamust või rääkisin liiga palju, siis see ei olnud positiivne, vaid see oli pigem negatiivne. Aga et vastupidiselt nüüd me oleme saanud kõik panna nagu oma tugevused nagu ritta ja samas
ka rääkida teineteisele võib-olla enda nagu nõrkustest ja sellest, et mis ei tule võib-olla veel nii hästi välja, aga keegi ei tee nagu maha selle eest või nagu sa ka hästi ilusasti ütlesid aasta viimasel päeval, kui me siis voice'isime pikalt. Tunde. Ei tea, jah. Aga me ei helistanud ometi, voice'isime lihtsalt. Jah, voice'ides on mõnikord hea oma mõtteid nagu koondada ja siis rääkisime sellest ühest intsidendist ja sellest, et ma olen olnud ka nagu, et kui minu peas on segadus, kui mul pole süsteemi, siis ma olen nagu pigem siuke pessimistlik või siuke nagu hästi nagu kahtleval seisukohal alati kõikidest asjadest ja see võib olla suurepärane asi, see võib olla super äge asi, pakkumine, mis iganes jutt on ju ja ma olen siuke, ma ei tea, kas see on see on ju. Ja siis me rääkisime sellest teemast ja see tõid nii toredasti välja, et aga ma ei hakka sind selles nagu olukorras justkui õpetama või meelde tuletama sulle tänulikkust, vaid et kuule, et aga kust see nagu tuleb, et miks sa mõtled nii, miks sa tunned nii, et justkui, et saame sellest koos üle, on ju. Ma ei tea, sa võid mind parandada, kui ma ütlen midagi teistmoodi, aga see oli nagu jälle siuke, et okei, et ma sain veel paremini aru sellest, milline ma võib-olla ei taha olla, kuidas ma ei taha mõelda ja et kui su ümber on need inimesed, kes on sinu inimesed ja sa tunned seda oma kõhus ja igal pool mujal ka, siis see on sinu tunne ja sa võid seda tunda ja see on nagu õige. Et ma lihtsalt mäletan samamoodi sadu tegema hakates ka, võib-olla paljud ei tea, et ma olen nagu hästi väljapoole ja ma olen sissepoole ka, ma olen vägagi endasse vaatav, aga kuna sina oled olnud paratamatult rohkem pildis, siis oli nagu see, et stiiliselt, kas see Sandra sind ära ei söö või? See on vabandage nagu. Ma söön ise ta ära nagu, või et okei, ma ei tea, kuhu ma siin läheb selle eest praegu, aga et inimesed kohe nagu kuidagi nagu eeldavad või arvavad, et mina olen nüüd jõle pehme. No ei ole. Mina olen pigem pehme selle kõrval. Või me oleme olukordades nagu niimoodi tasakaalustame. Et on hetki, kus Sandra ütleb, et ma küll ei oleks nii praegu öelnud ja on hetki, kus mina võib-olla ütlen nii, et see, ühesõnaga, läksin ka laiaks jälle selle vastusega, aga lihtsalt... No miks ma tõstatasin selle on just see, et vahepeal eriti suhetes, teiste inimestega suheldes mingid inimesed ikka ütlevad seda, et või et ma ei saa midagi teha. Ma lihtsalt olen selline, saa hakkama. Et mina, või siis mis meil on tulnud ka, et ma ei saa midagi teha, sellepärast, et see on, mu vanemad olid sellised, ma olen selliseks kasvatatud, nüüd ma siin olen, midagi teha ei ole, Sellega ma ei nõustu üldse, et siin ongi jälle minu provokatsioon, nagu ja ma saan aru ja sulle meeldib see, et aga mul ikkagi hea, kui mul on ka inimene kõrval, kelle vastu ma saan nagu vihaselt et ma olen ka näinud inimesi, et ma jään hiljaks, aga ma olengi selline inimene, kes jääb hiljaks planeeri paremini, et nagu mingid asjad, mis siis hakkavad teisi inimesi ka mõjutama ja kui need on need, et tegelikult see muuta, need on käitumuslikud mustrid, harjumused, mis sa oled kuskilt kaasa võtnud, see ei ole see, et kuule, et sa oled nii lühike, katsu olla pikem nagu, on ju, et seda on mingid asjad, mida sa ei saa muuta. Jaa, mulle tundub, et sellel lausel on ka nagu kaks tunnet, et üks asi ongi see, et ma olengi selline, võta või jäta, on ju, või teine, et aga aktsepteerimine, nagu enda aktsepteerimine, aga ma olengi selline, kuidas ma saan nüüd nagu kuidas ma saan sellega nagu toime tulla elus või kuidas ma saan neid enda tugevusi ja nõrkusi nagu enda kasuks ära kasutada ja nii edasi, et ma võib-olla kohe, vaata, ma mõtlen nii positiivselt uuel aastal, eks ole kohe, et ma mõtlesin võib-olla nagu seda poolt jah, et mitte, et ma olengi selline, võta või jäta või et just kui see enda nagu aktsepteerimise pool oli see minu peas, aga seda lauset ma olen kuulnud paljude inimeste suust, paljude lähikondlaste suust ja paljude sõprade suust, et aga ma olengi selline ja üsna kiiresti ma olen aru saanud, et paljud sellised inimesed minu elus nagu lihtsalt nad ei mahu sinna ära, sest et ma tunnen, et seal ei ole sellist nagu soovi edasi minna, et seal on see mingi seisak ja mina ise ei ole selles seisakus ja siis ma tunnen, et meil ei ole nagu liiga paljust rääkida. Ja et isegi kui see on nagu mingid, et me saame alati muuta, seesama see hiljaks jäämine on lihtsalt väga hea näide on ja, et see on, aga kas sul on soov seda muuta, et kui mind see häirib, meie, ma ei tea, sõprussuhtes see häirib on ja, et kas siis, kui see inimene pole üldse valmis mitte midagi muutma,
noh, siis järelikult ta ei sobitu minuga samasse nagu ruumi, kui mina ei saa üldse nagu, mitte et mina seda ei kannata, aga kui see on asi, mida on võimalik muuta jällegi, minu arust nagu see on küsimus, on ju. Et kas sa tahad sellega töötaja või taha? Ja näiteks paarisuhete teemal palju räägitakse sellest, et sina ei peaks tahtma teist inimest muuta ja teine inimene ei peaks muutuma sinu pärast ja siis me peaksime olema need, kes me lihtsalt oleme ja aga see on ikka arvestamine teistega ka. Ja kui me räägime nagu kollektiivist, võtame jälle selle nüüd 3. kord selle hiljaks jäämine, et kui meil on 10 inimest kollektiivis ja 2 jäävad kogu aeg hiljaks, nad tõmbavad kogu seda ju motivatsiooni, vibe'i alla. Nüüd on küsimus, kas nende jaoks väärtushinnangus on see piisavalt oluline see, et meil oleks hea vibe, et kõik oleks täpselt kohal või siis ei ole või on see, et jaa, aga ma olen ju omamoodi, see on ju okei, et ma jään hiljaks. Aga siis nagu nad tõvad selle maha ja varem või hiljem need juba see väärtuspõhised asjad, need lähevad nagu erinevaks. Ja mina mõtlen näiteks sellest niimoodi, et on see siis kollektiiv või paarisuhe või sõbrad või kes iganes, et see ei ole ju see, et võt mina pean nüüd, ma ei tea, et kuna nemad on seal tantsivad balletti, siis minust peab saama balletitantsija ja nüüd ma enam tänavatantsu tantsida ei tohi, sellepärast, et ma pean olema balletitantsija, on ju. Vaid see on ju see, et mul on võimalus õppida. Ehk siis näiteks ma ei tea, paari suhtes on ju, mina küll tahan, et mu elukaaslane muudaks mind, nii öelda. Ja okei, see isegi kõlab halvasti, mitte muudaks mind, aga õpetaks mind, arendaks mind. Et me saame koos, ta on mega lahe inimene nagu ja muidugi ei oleks ju temaga ja kui see, et ega see ei ole see, et nüüd mina nagu kustun ära või see, kes ma olen või mis mulle meeldib, et ta võtab minult ära need asjad, vaid see on ju see, et ta õpetab mulle uusi viise. Ja ta arendab mind, et ma saan olla veel parem. Ja see on ju nii hea, kui mul on oskus oma, hilinemine, võtame siis 4. kord ka, oskus oma aega planeerida. Ehk siis okei, nagu, mis ma nüüd kaotan sellest, et mul on oskus juures või mis ma ei tea, ongi suhetes, mis ma nüüd, mõtlen mingi täiesti suvalise, toon enda isikliku, mingi täiesti lambise igapäevaelu näite, nagu ma ei tea, planeerimine. Mina olen selline, kellele meeldib teha hästi pikalt plaane ja ette mõelda ja teha ja nii edasi on ju. Ma ei tea, meil on sõbrad tulevad külla, mulle meeldib, kui mul on selleks aega, et ma planeerin ära ja mis ma ei tea, süüa pakume ja nii edasi. Tema on selline, et ma ei tea, vaatab pool tundi enne on ju. No kumb siis õige on? Ja see on minu jaoks olnud sinul on õigus. Aitäh, ja super. Alati kiidab ka. Et aga just, et ma näen, et okei, tegelikult ma ei pea niimoodi, aga nüüd ma saan valida, mis mulle sobib ja mul on tekkinud nagu see võimalus, et kui mul on aega, ressurssi, jaksu, siis ma planeerin ja kui mul seda ei ole, siis ma saan aru, et maailm ei kuku kokku, kui ma teen teisiti. Ja mis ma nüüd kaotan sellest, on ju? Jah. Julgus valida ja mulle tundub ka, et ikkagi, kui inimesed ütlevad, et see on ju huvitav, mina nagu ei ole mõtelnud seda, et omamoodi on nagu selline negatiivse või et seal on mingi siuke alatoon, et issand, et nojah, see oleneb, kuidas seda välja öelda, jah, et jah, ta on nii omamoodi. Mis kõik saavad aru, mis seda. Kui see silme pööritad. Aga nagu see, et tihti ju inimesed ei mõttegi, et see, et kui ma vaatan sind ka, et Sofi mega inspireeriv, äge naine, aga kas ma tahan 100% nagu sinu elu elada, ei taha. Või kas ma tahan 100% sinu moodi olla, ei taha. Või ka minu moodi, inimesed ei taha, nagu, et ma tahaks, sa oled nii inspireeriv, ma tahaks ka torupilli mängida, väga vähesed on ju. Aga see on see mingi vibe, mis sa annad välja. See, just see, et julgus, aga sa julged olla omamoodi. Sa julged olla selline nagu, kuidagi öelda välja ja olla, et ma tahaks ka olla omamoodi, aga jällegi me jõuame sinna tagasi, et see omamoodi võib-olla see teise inimese jaoks on hoopis mingi muu asi. Äkki see ongi see, et kui me korraks rääkisime, et miks on see hirm või miks me tahame tapeedistuda, on see, et äkki heidetakse karjast välja, et võib-olla meile meeldivadki need omamoodi inimesed just sellepärast, et nad näitavad meile, et näed, ka neid võib-olla ei heidetagi karjast välja, aga mina seda õnneks tegema ei pea, tema teeb ära minu eest ja siis ma näen, et okei, tegelikult see on võimalik, et tegelikult seda vabadust on ka minul võib-olla rohkem, kui ma arvan, et on. Kuidas sa suhtud või saad hakkama teiste arvamusega? Aina paremini. Aina paremini, jällegi me räägime siin ajast ja aastatest ja kõigest sellest ja see peab paika minu jaoks vähemalt, et tõesti mida kindlamaks
ma saan nagu enda sisemaailmas, seda vähem mind kõigutab miski muu. Et mul oli siin just ühe pikaaegse sõbraga vestlus teemal mina ja minu muusika ja minu muusikamaitse ja võib-olla ka minu uus bänd. Ja mille kohta ta ütles, et aga ta ei nagu, ma ei tea, et ei no tore küll, aga see ei ole päris nagu minu maitse. Ja noh, mina, kes ma totaalselt praegu armastan seda, mida ma teen, kellega ma teen, noh, ma olen nagu nii kõiges selles kirjaga sees, siis ma ütlesin, et aga väga tore, et sul on oma arvamus, et ma esimest korda nagu üle pika aja tunnen, et aga see ei kõiguta mind praegu. Sest et ma olen nii kindel ise selles, et see, mis ma teen, on õige. Või noh, et see tunne, kas see nüüd on õige või vale, see on nagu ka võib-olla vale öelda, vaid et ma tunnen, et mulle meeldib see praegu, mida ma teen ja kuidas ma olen. Ja tõesti, see nagu see võib-olla tegi kurvaks puhtalt selle osa pealt, et ma tahaks sealt võib-olla sooviks mingit kaasaelamist, on ju, puht seda, et Sophie, you're doing good, aga samas kui ka seda sealt poolt ei tule, siis see võib tulla kuskilt mujalt ja jällegi tulles enda juurde tagasi, et kui mina tean, siis ongi juba tegelikult hästi, on ju. Ja ühesõnaga, jah, aastatega läheb see asi paremaks, see on kindlasti mind väga palju mõjutanud, ma kindlasti olen olnud, kuidas on hea vastaja eesti keeles people pleasing? Otsin, ei ole leidnud. Vot sama. Labrador ütlemine. Labrador inimene. Ütleme siis, et Labrador inimene ja mina olen see Labrador inimene enda arvates olnud ikkagi pikemat aega. Enam mitte liiga palju üldse, sest et ma arvan, et ma ei istuks siin ka, kui ma oleks liiga Labrador, sest et muidu ma ei oleks ka võib-olla liiga omamoodi, aga on olnud see aeg küll, kus ma nagu tunnen, et ma pean kõike tegema teiste jaoks, ma pean kõike tegema hästi, ma pean saama oma bossilt kiita, ma pean seda teist ja kolmandat ja et ma teen natukene rohkem, et ta oleks õnnelik ja järgmine päev, kui ta tööle tuleb ja mis iganes nagu fragmendid meelde tulevad ja et kust see täpselt tuleb, ma ei oska öelda, sest et ma ei tea, vaadates oma konkreetselt oma ema ja isa näiteks, ma ei näe nendes nagu liiga palju seda people please imise nagu poolt, aga mine sa tea, kõigis meis võib see olla, lihtsalt, et see ühel hetkel, kui ma selle läbi närisin, et issand jumal, ma mõtlen ainult teiste peale. Ma mõtlen ainult selle peale, kui rõõmsad ja õnnelikud kõik teised oleksid ja tegelikult nagu ise enda jätan selles kõiges nagu üsna tahaplaanile, siis see hakkas vaikselt muutuma või ma ise hakkasin seda vaikselt muutma ja nüüd ma tõesti olen selles kohas, kus ma võin üsna otse öelda sulle, et tead, täna ma tunnen, et ma sind enam oma ellu ei vaja. Ja praegu ütlesin mulle mitte siin Sandra, teeme niimoodi rewind kiiresti et inimesele, keda ma näiteks oma ellu ei soovi, et ma üsna konkreetselt võin talle seda öelda ja ma ei tunne selle pärast ennast halvasti, sest et see on minu valik, kõige selle juures ma võingi olla austav, ma ei taha sellele inimesele võib-olla halba, on ju, aga ma ütlen selle välja, sest et ma tunnen, et mina olen liikunud edasi ja jättes selle nii-öelda vana kõrvale. Ta tõesti ütleb, ma olen näinud neid screenshot'e. See people pleasing, vaata nii naljakas lugu, et üritad seda people'it please ida. Super. Kuidas me selle sünkroontõlkega jäi meil alguses ikka toimis. Inimestele meele järgi olla. Ühesõnaga, et üritad teha neile igasugused asjad, ongi natuke veel juurde panna ja kui ma teen natuke rohkem, siis ma saan kindlasti rohkem kiita ja siis ma teen natuke täiesti selle ja tolle ka, siis ma kindlasti meelin talle rohkem ja siis tuleb välja, et see inimene üldse ei taha neid asju, mis ma teen ta jaoks. Ja siis tuleb välja, et siis ma teen neid asju, siis ta pane isegi tähele, sest tema jaoks on mingi suvaline asi. Ja siis on mina pettunud, et aga ma ju tegin nii palju su jaoks, kuidas see kiida ja kuidas sa ei tee nagu ja siis nagu tuleb välja, et võt on ju, et oleks palju rõõmsam kui jah. See on huvitav, mulle meeldib, kui siin saadetes saastad ja siis sul samal ajal ajus käivad mingid uued klotsid kokku ja tuleb siuke veits heureka. Ma sain praegu aru, et ma olen ka arvanud, et ma olin see nagu, et ma üritan meele järgi olla siis ma saan, ja samas mul on nagu vastuolu olnud, et tegelikult nagu mõni lähedane sõber ütleb, ei sa ei ole üldse nagu people pleaser ja nii, et siis mõtlesin, jaa, aga ma olen. Ma sain praegu aru, mis see on, mitte ma ei ole olnud nagu people pleaser, vaid ma olen see, et ma tahan, et inimesed kõik aktsepteeriks minu valikuid, et nad saavad hästi
hästi aru sellest, et nad on selline ja sina oled kõige targem ja kõige teadlikum, sul on õigus. Ma tahan, et inimesed ütles seda nagu, et ja mis see muutus on tekkinud, et ka see nii hästi rääkisid, et kui see inimene ütles, et ta ei ole Sadu fänn on ja mulle ka seda, mida rohkem me saame tuntumaks, seda rohkem on neid, kelle see ei meeldi. Ja ma saan aru, mind ei kõiguta. Kui nüüd, see muss ei ole midagi või see on see ja see. See on liiga lihtne muss. Nagu vabandage. Et nagu, vahet pole, et ma saan aru, et see on see nagu, mis, ja ma enam ei pea õigustama nii paljusid asju, et minu jaoks nagu viimase paari aastaga on käinud see suur, et et nagu aru saame, et tegelikult teistel inimestel on oma arvud, nemad arvavad, et neil on õigus on ja et nemad on see, et mina teen valesti, et see julgus aktsepteerida ka seda, et teised inimesed kas ei aktsepteeri või ei näe seda maailma või tõde või neid olukordi nii nagu mina ja see on jumala okei. Ei pea õigustama seda. Jah, et sellepärast ei ole mina nagu, ma võin ikka neid asju teha ja mulle, küsimus on, kas mulle meeldib. Võib-olla ka minu enda soov mitte olla sarnane konkreetselt enda teatud väga kallitele inimestele või kallite inimestega, et kes on natukene seda moodi üles kasvanud, et on minu arvamus ja on vale arvamus. Et ma ei taha seda edasi kanda, ma ei taha või ma ei soovi, et keegi teine peaks tundma seda, et on nagu Sofi arvamus ja siis on vale arvamus, et arvamusi on nagu mustpillion ja me ei pruugi samastuda, me siin ka laua taga ei pruugi nagu mõelda samamoodi, aga see on okei. See on lahe, see on, vaata kui palju see võib meid ennast nagu voolida inimestena, et oota, aga ma praegu mõtlesin nii, aga äkki homme ma hakkan siis hoopis niipidi mõtlema, et sa jääd nagu ikkagi, või mina olen tundnud, et ma olen jäänud nagu mingitele hetkedele või dialoogidele nagu mõtlema, kus ma olen mingi, ei, aga ma ei samastu sinuga, ma ei ole sinuga nõus ja siis ma jään mõtlema sellele, et millega ma siis ei ole nõus ja võib-olla 3 päeva pärast olen nõus, on ju, et mis iganes see on. Nagu. See on see, mulle meeles Jaan Aru see raamatus ajuvaba, et see on ajuvabaduse, et see, et sul on nagu avardatud see aju, et sa näedki, et sa suudad näha ka teisi asju, jah, sul võib olla oma arvamus, aga see ei ole ainult üks muster sul ajus, vaid et seal on nagu neid palju. Üks mõte, me peame hakka lõpetama, et kui inimene nüüd mõtleb, et tahaks ka olla oma moodi, et mis siis teha, mida küsida, mida olla. Annan teile sekundi mõtlemiseks, sest mul on juba endal vastus valmis. Nii tore. Ise küsin, ise vastan. Ei, siin ei ole paberil. Mul lihtsalt nagu kuidagi tuli see tagasi sinna algusesse, mida tegelikult Dagmar ütles. Ma lihtsalt võtan ruttu selle mõtte ära, et ei saaks võtta seda. Aitäh niikuinii, ma olin enne, aga olgu pealegi. Ole oma moodi. Et üks küsimus, mis mind on ka viinud järjest rohkem selle päris nagu mina, enda lemmik mina, mitte parima, vaid siis mulle meeldis see mõte, et nagu lemmik mina on see, et küsida endalt näiteks mingi valikute kohta või suhete kohta või ükskõik mille kohta, et kas ma tahaks seda ka siis või valik sellega siis, kui mitte keegi ei näeks, sellega kaasneks mingit tasu, sellega ei kaasneks mingit kasu, välist tähelepanu, tunnustust ja nii edasi. Kas ma siis tahaks või teeks ka neid asju? Minu arust see on nagu üks küsimus, mida endalt küsida. Minu võib-olla soovitus on see, et mis siit käis läbi, see, et mine proovi hästi palju erinevaid asju. Võib-olla töös näiteks, mis ma väga selgelt näen, kui näiteks ma ei tea, hobidest ja niimoodi ka rääkisime täna, et nendel inimestel on nii palju lihtsam, kellel on neid asju, mida teha. Ja need asjad, mida teha, tulevad siis, kui sa proovid erinevaid asju. Et sa ei, et sa ei saagi teada, mis meeldib või mis ei meeldi või mis inimesed meeldivad või kuhu sa sobid või kui sa ei käi aktiivselt kuidagi ei pane ennast nendesse uutesse olukordadesse ja ei koge seda, et mis tunne sul seal on. Ja võib-olla sa avased, et ongi, et sa lähed sinna balletitundi, et üldse pole minu teema. Lahe. Täiega lahe ju. Jälle lähemal. Jah. See on nüüd see koht, kus raudselt, kui kaamera läheb kinni, siis tuleb mingi super hea mõte. See võid saata, siis ma saan sotsi. Olgu, ma jään selleni praegu, mis tuli esimesena mõttesse, mis on lihtsalt see, kuidas mina olen viimasel ajal väga palju püüdnud nagu
ma olen püüdnud ennast kuulata, ma olen püüdnud kuulata mu keha, neid reaktsioone, hästi palju keha annab meile neid nagu teejuhte viitasid tegelikult elus üldse, et kui mul on rahu kehas, siis on nagu jällegi, siis on lahe. Et kui ma tunnen mis iganes olukorras, et lööb südame puperdama või mis iganes emotsioon tekib, et siis korra nagu küsida üle endalt, et kas see on päris see ja tõesti see omamoodi olemine, no omamoodi ongi nii nagu sina oled, et see ei pea nagu kellegi teise jälgedesse ju otseselt astuma. Et me võime asju, ma olen täheldanud, mina olen kunagi teinud küll, ma arvan siiamaani, kuule mis asja, ma ostsin Sandra järgi teksapüksid endale, mis praegu jalas on ju. Aga need olid väga head. Need olid väga head teksapüksid ja ma ei ole nagu liiga suur poodleja selles osas ka, et eriti teksapüksid, keha on siuke nagu ta on ju, on alati kas siit, sealt väike või suur ja siis ei viitsi ise nagu tegeleda sellega, et nägin Sandra jalas, oleme sama suurused, tead väga hästi. Aga jah, et me võib-olla tahame mõnikord ju olla nende inimeste moodi, kes on meie, ma ei tea, iidolid või eeskujud või et see ei ole ka tingimata alati halb soovida olla kellegi moodi, aga sest ma olen seda ise ka teinud, aga et jõuda lõpuks sellesse punkti, kuhu mina olen ise ka jõudnud siin nüüd aastatega, et aga tegelikult on nii lahe nagu omada oma arvamust, selle kõige juures jääda austavaks ja argumenteerida ja võib-olla, ühesõnaga, kõik need mõtted, mida ma olen siin nüüd, ma ei tea, mis aja sees, tunni aja sees neile siin lauale pannud, et aga selleks on, viskan ühe nagu soovitus välja, selleks on vaja aega, et olla oma mõtetega, ükskõik mis moodis, et saada aru, et aga mida mina päriselt tahan. Ja teinekord ongi see välistamismeetod, et ka, et mitte ainult see, et milline ma tahan olla, aga milline ma ei taha olla. Et suur see andestamise teemal ma praegu ei tea veel, kas see on üleval või ei ole, aga see lõpp, ma olen ise nii uhke selle mõtte üle, mille peale ma tulin nagu, et ma sain aru lihtsalt selle jälle selguse momendi, et sa ei pea andestama, aga sa ei tohi kibestuda. Ja mina sain ükskord aru, ma ei taha mingis osas elus, et isegi kui tuleb ja tuleb ju neid olukordi, kus sa võid, aga ma ei taha oma elu nii elada, et ma näen neid inimesi, kes on kibestunud ja ma ütlesin, mina ei taha seda, et ka mitte võib-olla nii palju siis mõelda, et mõlemad pidi saab ühesõnaga mõelda, aga selleks on vaja aega ja ruumi on ju. Ja mul tuli veel see mõte ka, et mind ikka üllatab ja nende puhul üllatanud ka see, kui palju me ise ennast kastidesse paneme. Et me ei oska tahta seda, mida me ei ole kogenud. Kui see oli huvitav, ma vaatasin ERR-ist seda teie saate mis oli 31. vist äkki või. Ja see oli nii kihvt, seal oli intekates kuidagi, ma loodan, et ma nüüd ei eksinud, te kindlasti oskate mind parandada, et kas äkki oli niimoodi, et Fredi oli see, kes ütles, et sina rääkisid Katle kontserdist ja Fredi mõtles, et ikka see on ikka sassis peast, on ju. Ja ma just mõtlesin, et isegi lahe vaata, et sina oled teinud üsna suuri kontserte ja ma ei tea, kas see on seal taga, aga võib ju olla, on ju. Et sinu jaoks see Katel, ja ma mäletan, kuidas me rääkisime kunagi juba varem sellest, ma just küsisin ka, et mis on näiteks Eestis siuke suur koht või suur kontsert, ja sa oled mingi, väga ei olegi, on ju. Et sest sina on seda kõike kogenud. Ja kui keegi teine ei ole, siis tundubki, et oh my god, Katel nagu. Aga lihtsalt mingi suvaline näide selle kohta, kuidas me oskame tahta neid asju, mida me oleme kogenud või väga lähedalt näinud. Ja mul tuleb meelde, kui ma mingil hetkel sõitsin tõesti spontaanselt niimoodi, et davai, nüüd on mul vaja ära saada, sõitsin Egiptusesse vist äkki üksi või. Ja mul on vaja mingi nädalat mingit vaakumit oma ette, on ju. Ja siis täitsa kogemata sattusin mingisse mega heasse surfiranda, bondisin mingi surfiklubi tüüpidega seal ja hängisin nädal aega nendega ja kuidas seal oli üks surfitreener oli selline, et tal polnud õrna aimugi, millal ta sünnipäev on, või kui vana ta on. Mingi sekeldus sünnitunnistustega ja ta ütles, et tal ema ka oli mingi, ei, mina ei tea ja mingi nii on ja nagu mingi oi, natuke omamoodi koht, omamoodi. Aga tüüp elab jumal rahulikult niimoodi, et pole õrna aimu ka. Wow. Ja tõepoolest, hull asi on ju. Või siis oli teine tüüp, kes on mingi, et see oli selle koha siis nagu jalgkeles omanik
rääkisid mingi tulevikuplaanidest ja siis ta muuseas mingi, et jaa, et mul on siin see ma ei mäleta, mis koha, see on mingi Euroopas mingi suvaline mingi ja see ei olnud Portugal, see oli mingi täiesti, ma olen mingi stiilis Läti nagu. Et ja seal on mul mingid tuttavad ja nii, et võib-olla lähen üldse sinna nagu ja panen seal mingi asja püsti ja siis ma mingi, mida nagu, mingi täiesti suvalises kohas, tõesti, et sinu väga kaugel, aga su sõbrad, su pere asjad, siis ta mingi, et ega sõbrad on, küll ma seal ka leian nagu, igal pool tekib, on ju. Ja kuidagi see, et noh, et ma mõtlesin, et kui lahe, et see nende vestluste läbi ma näiteks tol hetkel rääkides heurekatest, ma mäletan ise seda heurekat oma peast, et oh my god, kui palju ma nagu piiran ennast sellega, mida ma oskan üldse nagu tahta elus. Tuttav teema. Et issand tõepoolest nagu, et kõik on võimalik ja mulle tundub, et meil on võimalik nii palju rohkem, kui me arvame, et meil on võimalik. Täiega nõus, me piirame täiega iseennast, et lasta sellest lahti ja minu arust on see veel, et siis me mõtleme, mida siis teised mõtlevad, aga tegelikult nad ei mõtle väga palju, et me ise mõtleme rohkem sellest, mida teised mõtlevad. Sarnased küsimused on meil kõigil ju. Just, jah, me kõik nagu mõtleme, et so what nagu. Ühesõnaga, julgege olla rohkem omamoodi. Kõigepealt tehke selgeks, mis see omamoodi teie jaoks on üldse. Aitäh, Tamar! Aitäh, Sofi! Näeme järgmises saates, näeme laval ja teiega kohtume ka järgmises saates. Tšau! Aitäh, et kuulasid ja vaatasid meie taskuhäälingut. Kui sul on mõtteid, küsimusi, lugusid, mida tahad meiega jagada, siis kirjuta lasetiigertuppa@gmail.com.